Siia korruptsioonivastase erikomisjoni laua taha kogunevad kohe Riigikogu liikmed arutama, kas Enefit Greeni börsilt äraviimisel teadsid mõned inimesed asja ette ja vastavalt oma nii-öelda insideri teadmisele tegid börsil otsuseid, mis võimaldasid neil rikastuda. Avalikkuses on viidatud, et börsiteatel eelnes ebatavaline turuaktiivsus, nagu oleks Enefit Greeni keegi kokku ostnud. Ülevõtmispakkumised on tavaliselt aktsiate väikeomanikule kasulikud, eriti kui seda teistest varem ette teada. Mitmed inimesed, me teame, kes olid otsuste juures, nõukogu liikmed, Eesti Energia nõukogu liikmed, Eesti Energia juhatuse liikmed, nemad on ka aktsionärid, et neil on Enefit Greeni aktsiad, samamoodi on Enefit Greeni aktsiad ka meie peaministri ettevõttel. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas on võimalik, et nemad, kes vahetult tegid otsuseid ülevõtmispakkumise kohta, samal ajal nad määrasid ka hinna, mis oli palju suurem, et nemad olid tegelikult ka samal ajal Enefit Greeni aktsionärid. Eesti Energia pareerib. Oleme loonud enda sees selged reeglid, mismoodi me käsitleme siseteavet, millal hetkel on keeluperioodid, millal ei ole, milliseid projekte, kui me algatame, tuleb siis käsitleda kui siseteavet, et see kõik reeglistik on meil väga selgelt paigas. Börsid jälgivad ebatavalist kauplemist automaatselt ja pidevalt. Tallinna börsi juht aga ei tohi avaldada, kas Enefit Greeni puhul tõesti midagi taolist toimus. Enefit Greeni puhul need masinad tuvastasid mingisuguse anomaalia või mitte? Nagu ma seal istungil ka ütlesin, siis kui ka tuvastavad, siis sellest me anname teada Finantsinspektsioonile, kes siis seda edasi uurib. Finantsinspektsiooni juht viitab, et uurimine käib. Seda põhjusel, et ülevõtmispakkumisi uuritakse alati. Kas seekord on juba teada, et on põhjust uurida ning mida praeguseks on selgunud, sellele ei vastata. Hetkel on lihtsalt liiga vara, et kogume ikkagi need faktid kokku, sünteesime, analüüsime faktid ära, vaatame edasi, mis juhtub. Teatavasti ei ole mitte siseteabe väärkasutamine ainult meie huviorbiidis, vaid kuna tegemist on teatud juhtudel ka kuriteoga, siis võib olla ainest ka kriminaalmenetluseks. Nii et praegu on lihtsalt liiga vara öelda. Hea turutava on see, et laseme ülevõtmisel ära toimuda. Faktid on juba sündinud. Nende eest ei ole kellelgi pääsu. Ja selgitame need faktid ära, vaatame, kuhu me välja jõuame ja kui aeg on küps, kui otsused on valmis, siis loomulikult anname ka avalikkusele sellest teada. Kuid siseinfo kasutamise kõrval selgus komisjoni istungil muudki. Nimelt kordas Eesti Energia esindaja, et Enefit Greeni tuli tagasi tuua Eesti Energia osaks, sest igasugust elektritootmist on vaja ning parem, kui see kõik oleks ühes firmas. Koos taastuvenergia lisandumisega me turule on läinud kindlasti turud äärmiselt volatiilseks, hinnad kõiguvad väga suurtes vahedes, me kõik näeme seda, et kord on hind 200 €, kord on 0, et see on toonud selle kaasa, et lihtsalt on vaja kiiremini nüüd reageerida ja tuleb leida tõesti selline uus ärimudel, mis ettevõttele kasumlikkuse toob. See tõi EKRE esindaja näole istungile korduvalt ilme, ma ju ütlesin. Ma ei ole kunagi salanud oma seisukohta, et tõepoolest, kui sul on juhitamatud energiatootmisallikad, siis sul on juhitavaid vaja. Aga tegelikult, kui on juhitavad, siis juhitamatuid ei ole vaja, nii et see jutt, mida meile kogu aeg räägitakse, et peab ikka seda tuult ja päikest ka tegema, on minu arust täielik nagu umbluu. Kui koalitsiooni ja energiafirmade esindajad kordasid, et omal ajal olid kõik otsused olnud majanduslikult põhjendatud, siis opositsioon nimetab toimunut kaoseks. Üks Reformierakonna rahandusminister teeb otsuse, et tuleks üks osa erastada, siis järgmine Reformierakonna rahandusminister Mart Võrklaev ütleb, et tuleks veelgi rohkem erastada kuni 49% ja siis tuleb kolmas rahandusminister Jürgen Ligi, kes ütleb, et hoopiski tuleb kõik tagasi osta riigi omandisse. Ja see ju kõik toimub maksumaksja raha arvelt ja keegi selle pealt teenib.